kuidas petitsiooni näha? Jah, et kas teil internet on? Kohalikus sotsiaalmeedias osalete ehk siis selles Türi tuulikute sotsiaalmeedia lehel? No, mitte väga, jah. Et ühesõnaga, seal on, sotsiaalmeedia lehel on konkreetne viide sellele algatusele, aga ma arutan Eerikuga selles mõttes läbi, et võib-olla me peaksime kuskile tegema siukse avalduse, et kus inimesed veel leiaksid, sest et täna on hästi palju üleriigiliselt ka nagu seda sama infot, et inimesed tegelikult ei ole üldse veel teadlikud, millest me räägime. Aga jah, et see petitsioon e-keskkond on siis täna selline keskkond, kus siis saab rahvaalgatuste alusel siis allkirju anda mingisugustele erinevatele ülestõstatatud probleemidele, teemadele. Ja meil on kindlasti ka see plaan nüüd märtsikuu jooksul, et me jagame ka siis paberkandjal neid avaldusi välja. Kõige mõistlikum ilmselt ongi siis anda kas siis MTÜ-dele, külaseltsidele, kes on siis nõus nii-öelda oma piirkonnas neid allkirju koguma. Et praegune kokkulepe on see, et siis märtsikuu volikoguks peaksime me allkirjad esitama kohalikule omavalitsusele. Nii, sellel punktil ma rohkem ei peatu. Ma võtan nüüd järgmiseks oksjonialad, et panen ette kaardimaterjali. Vaatan, kas ma saan siit äkki. Et sellest ma ka eelmine kord rääkisin, et Maa-ameti keskkonnas on siis kaardirakendus ja kui valida sealt taastuvenergia kiht, siis tuleb üle Eesti riigi välja kaart, kus on siis ära näidatud eelkõige siis tuulikute alad. Siin on hetkel siis näidatud ainult need riigi poolt oksjonile suunatud alad ja siin keskkonnas ei ole praegu näidatud kohalike omavalitsuste planeeringuid. Et see on kõige suurem küsimus täna ka riigis, sellepärast, et seda infot ei ole üleval. Suuresti seetõttu, et kohalikud omavalitsused ei ole täna veel kinnitanud need detailplaneeringuid. Et kui need peaksid nagu valmis saama, siis ilmselt nad satuvad kuskile kaardirakendusele, aga infovõtmes täna tegelikult ülevaadet ei ole, et kui suures alas me üldse Eestis siis tuulikutest räägime. Et meil on ainult see oksjonite keskkond ja oksjonite keskkonnaga on siis niimoodi, et meie Türiala oksjonid on lõppenud, üle riigi veel oksjonid käivad ja Türil oli siis 5 ala, mis pandi ülesse ja 5 alast siis 4 ala läbis oksjoni, et üks ei saanud pakkumisi ja pakkumisi ei saanud nüüd siis Vilita piirkond, mis siis tähendab seda, et see on siis põhimõtteliselt siin Sääreverest, jah. Et sinna alla oleks jäänud Kärevere, Särevere, Vilita. Et ta oleks nagu peaaegu Võitmani välja läinud. Ja see ka ajakirjanduses oli korraks pealkiri, et Türi aladel oksjon nii-öelda kukkus läbi, aga ilmselt oligi seal mõeldud siis puhtalt Türi alasid. Et need teised 4 ala ei ole ainult Türi alad, need on nagu naaber omavalitsustega piirnevad alad, mis tähendab seda, et seal on nii huvi siis Türi kui ka naaber omavalitsustel. Aga mitte omavalitsuse suhtes, vaid ministeeriumi suhtes on huvid. Nii. Ma näitan korra lehte, kus RMK lehekülje peal on olemas artikkel uudiste all, kus on siis ära kirjeldatud 17 oksjoniala, mis praeguseks on siis läbinud. Ja siit on siis võimalik näha, et kus need tuulealad paiknevad, kes on edukas pakkuja olnud ja tasumäär parima pakkumise puhul. Nii. Siis tuulikute koha pealt üks huvitav info veel, et eelmine nädal siis pandi pausile meretuulepargid. Et see on ka tekitanud emotsioone ja ilmselt me ei ole veel täpselt aru saanud, millest on jutt, aga me räägime täna meretuuleparkidest, maismaatuuleparkidest. Et meie omavalitsus siis puudutab ikkagi maismaatuulepark. Aga jah, et riik pani pausile praegu meretuulepargid ja seetõttu võeti ka maha siis see nii-öelda toetusse 2,6 miljardit eurot.
Nii, siis mis veebruaris veel juhtus, oli desünkroniseerimine. Et see oli ka veebruari alguses üks väga huvitav uudis ja ta on kaudselt seotud selle tuuleparkide maailmaga. Aga see põhimõte oli siis see, et lülitati meid siis Venemaa võrgust välja ja ühendati Kesk-Euroopa võrguga. Et mis on tulemus? Tulemus on hetkel näha elektrihindades, muud tulemust ma ei oska kommenteerida. Siis, mis infot me oleme veel saanud? Meieni on jõudnud üks huvitav dokument, mis teoreetiliselt võiks natuke meid aidata. See on 2010 aasta dokument, mille on siis tolleaegne sotsiaalminister allkirjastanud ja siin juhitakse siis tähelepanu sellele, et Tallinna Tehnikaülikooli teadlased on 2010 aasta sellesama tuuleparkide maailmaga tegelenud ja nad juhivad tähelepanu erinevatele probleemidele. Põhiliselt on siis need samad probleemid, mis on siis Terviseameti kodulehekülje peal infraheli kohta kirjeldatud. Ja tehakse ka ettepanek, et erineva võimsusega tuulikutel võiks olla erineva vahekaugus siis inimestest. Ja meil on, ma ei oskagi öelda, kus on see tänane kaugus nagu tekkinud, et tiheasustuses enam-vähem 2 kilomeetrit, hajaasustuses enam-vähem 1 kilomeeter siis inimese ja tuuliku vahe. Tegelikult füüsikud on välja arvutanud tegelikud kaugused ja ma isegi ei tea, kus on tulnud need kaugused, mis siin kirjas on, et 0,5 megavatti kuni 2 megavatti võiks olla 2 kilomeetrit, 3 megavatti võiks olla 3 kilomeetrit, 5 megavatti võiks olla 4 kilomeetrit ja 6 megavatti võiks olla 4,5 kilomeetrit. Et need tuulikud, millest me täna räägime, on siis 270 kuni 290 meetrit tipukõrgusega ja need on hinnanguliselt on seal 6 megavati juures või natuke suuremad. Mis tähendab seda, et kui seda dokumenti nii-öelda alla võtta, siis me peaksime arvestama minimaalselt 4,5 kuni 5 kilomeetrist sellest distantsi vahest. Et see on siis üks niisugune ametlik dokument, mis on selle aja jooksul meie kätte jõudnud. No millega see dokumendi lugu lõppes, teate? Dokumendi lugu lõppes praegu seisu selliselt, et Sotsiaalministeerium saatis selle Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaministeerium sisuliselt lükkas selle dokumenti tagasi. Aga mis põhjusel? Ei tea. Põhjus on see, et kui neid vahekaugusi rakendada, siis ei saaks Eestisse teha ühtegi tuulikuparki. See on loogiline, jah. See on loogiline, sest et me oleme hajuasustus ja kui me võtame oma majade asukohad siin üle Eesti, siis tõepoolest ei ole see võimalik. Et mis tegelikult ütleb ka nagu seda, et kui me nüüd võtame kõik need mõjud arvesse, siis nii kõrgetest tuulikutest ei tohiks üldse rääkida. Ja Euroopas on tehtud ka uuringuid ja veel kord, et need tuulikud, need circa 300 meetrised tuulikud, mis meile siia planeeritakse, neid varem pole paigaldatud, ehk siis selle kohta ka mõjuanalüüsid sisuliselt puuduvad. Ja need mõjuanalüüsid, mis on tehtud, need on siis põhimõtteliselt arvutusmudelite alusel tehtud. Ja mis on Euroopas uuritud, need on keskmiselt 134 meetrised, mis tähendab seda, et kuskil on 50 meetrised, kuskil 60 meetrised, kuskil võib-olla 150 meetrised, aga kõrgemaid ei ole uuritud. Ja see keskkonnamõju siis nende puhul on juba erinevates riikides juhitud tähelepanu, kui siin samas dokumendis on juhitud tähelepanu. Ja tegelikult täna ka Terviseamet ütleb, et ta ei tea, mis on mõjud. Et see on ka suhteliselt nagu kindel. Nii, ja siis veel viimane punkt, mida ma siin täna kirjeldan, on siis Eesti-Läti 4. liini väljaehitamine. Et seda me käisime kuulamas siin, osad inimesed. Vaatan, kus ma selle siia panin. Ja siia ma ei olegi pannud seda. Ühesõnaga, mõte on siis selles, et Elering ei, see oli Tootsi tuuleparkide
Leidislahti oli. Ühesõnaga vahet ei ole, aga ühesõnaga jah, mõte on nagu selles, et Paidest kuni Saaremaani siis soovitakse ehitada ühte kõrgepingeliini ja praegu käib siis nende kõrgepingeliinide trasside kooskõlastamine. Et on olemas erinevad variandid ja see on jällegi juba konkreetne mõju siis sellele tuulikutele, et nad Elering oma kodulehekülje peal kirjeldab ilusti ära, et selle trassi väljaehitamise eesmärk on siis rajada kvaliteetne energiaühendus siis Eesti-Läti vahel. Ja see tähendab siis seda, et me hakkame Paidest minema, lõpetame Saaremaal, on see nii-öelda Eestimaa etapp ja Saaremaalt siis edasi on siis praeguse plaani kohaselt Läti poole. Aga ma hetkel siis annaksin edasi sõna.